tahan sa ise. Su armu troonile. Sa oled siin, sa oled siin. Sest tead, et sa armastad. Sest sinus on andestus. Su armu troonile. Sa oled siin, sa oled siin. tulen just nii nagu olen ja kummardan. Tulen just nii nagu olen ja kummardan. Tulen just nii nagu olen ja kummardan. Tulen just nii nagu olen ja Tulen just nii nagu olen. kummardan. Tulen just nii nagu olen ja 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 kummardan. Isa, tänu sulle, et see on nii. Et me täna sellel õhtul, kui me oleme tulnud laagrisse see põnevuse ja elevusega ja oleme osa saanud juba sellest, mis tänases programmis on pakutud, aga ma olen täiesti veendunud selles, et meil igalühel on ühed kas salaigatsused või väga selged ja enda jaoks nagu läbi mõteldud ja võib-olla isegi välja öeldud igatsused ja vajadused lihtsalt sinu suhtes. Ja ka sellised asjad, mida me oleme sinu eest peitnud ja millele me oleme võib-olla ise märgi külge pannud, ütleme, et see ei muutu või see kunagi ei saa niimoodi olema, aga tänu sulle, Jumal, et sina oled oma vaimuga siin, selleks ütelda, et esiteks sa oled väga armastatud minu poolt, sa oled väga kallis mulle ja ma väga igatsen, et sa käiksid oma elu koos minuga. Ja ma väga igatsen, et kui sa ise ka tunned, et sa oled kuidagi rappa läinud, kui sa ise ka tunned, et midagi on puudu, siis sa tead, sa oled väga oodatud minu ligiollu, sa oled väga oodatud põlvedele, sa oled väga oodatud sellesse hetke, kui sa võib-olla oled ise ahastuses, aga tegelikult selle ahastuse läbi oled võimeline avama oma südame minule. Selleks, et mina saaksin teha sind rikkaks seal, kus sa oled vaene, teha sind rõõmsaks seal, kus sa oled kurb, teha sind puhtaks seal, kus sa oled must. Isa, tänu sulle selle eesõiguse eest. Julgelt tulen su trooni ette. Teades,
teades, et on makstud. teades, et on makstud hind. Teades, et on makstud. Teades, et on makstud hind. Teades, et on. Teades, et on makstud hind. Kui auline, nii tõeline, see mu laul, mis südames. Kui auline, nii tõeline on su armastus mu jaoks. Kui auline, nii tõeline. Kui auline, Nii tõeline
su armastus. Ja ma usun, et sinu armastus on ka midagi nendest, mida me ei saa oma mõistusega välja mõtelda. Sinu armastus on midagi, mida me ei saa kogeda lihtsalt teatud asju õppides, piiblit läbi lugedes või teatud kursusi läbides. Vaid lihtsalt sina tahad tulla oma armastusega ja puudutada kõige sügavamaid meie sügavamalt meie olemust, meie vaimu. Ja isa, mina usun, et sina oled oma ligioluga praegu selles Jumala kojas, püha kojas, kus on hulk sinu jaoks tohutult kalleid ja vapustavaid noori, keda sa oled loonud selleks, et nad võiksid igat oma päeva elada, teades, et sina neid armastad. Ja kelle sa oled loonud, et nad võiksid elada igat oma päeva, jagades välja seda armastust, mida sina tahad nende sisse panna ja mida sa oled pannud nende sisse. Lihtsalt sinu sõna ütleb, et kui sina elad meis, siis meist voolavad välja elavad veejõed. Siis ma palun, et see laager võiks olla aeg, kus sina tuled nii võimsalt meie sisse. See hetk võib olla see aeg, kus sina tuled meie sisse. Ma ei tea, ma ei oska võib-olla õigesti väljendada ennast suhtes sinuga, aga ma usun, et sina näed seda, mida sina tahad teha meie juures. Ja see tuua esile see, mis sa oled sina oma sõnasse kirjutanud, et meie elust, ükskõik, kas meil on raske või kerge, võib välja voolata sinu armastus, võib välja voolata sinu olemus, võib välja voolata sinu ligiolu kogemus. Puudutab püha vaimid täna. Ma ei tea, kas sobib õhtupalvusel laulda laulu Ärata, aga ma arvan, et sobib. Kui me Jumala ees oleme, siis me vajame Jumala äratust. Sest vahest me võime füüsiliselt väga ärkvel olla, aga meie vaim võib väga magada. Ja vahest ka vastupidi tõenäoliselt. Ja mina küll ei taha olla üks vaimselt unine vanamees 20 aasta pärast. Praegu ma veel üldse niimoodi ei mõtle sellest vanamehe staatusest. Ma olen täiesti noor veel. Ja vaid ma tahan, kas te olete näinud ühte vana inimest, kes siiralt armastab Jumalat ja kes on vaimustatud oma Jumalast? Teate, see on vapustav. Ma vaatan neid ja ma kadestan ja ma ütlen, Jumal, ma tahan olla samasugune, Jumal, ma tahan olla samasugune. Aga teate, selleks, et olla 80-aastaselt Jumalast vaimustatud vana inimene, kes oskab rõõmustada ja elust rõõmu tunda, seda me ei saa teha niimoodi, et elame kuidagi valesti ja magades elu ära siis 79. aasta 364. päeval. Nüüd ma hakkan alles rõõmu tundma elust ja Jumalast. Ei tule, siis me oleme tõenäoliselt kibestunud vanamutid ja vanamehed, kes näevad kõiges Andrus Ansipi süüd ja teine siis, kui Jumalust meelde ei tule, et Jumal on ka kõiges asjades süüdi, kõiges, et kõik oli pahasti. Aga teate, kui hea on, kui sa käid koos Jumalaga, su sees on Jumala kogemus niimoodi, et sa ärkad hommikul üles ja sul on miljon põhjust tänuks. Sellepärast, et tegelikult meil on miljon põhjust tänuks. Aga selleks on vaja aega, et see meie sisemine inimene üles äratada Jumala poolt. Puuduta vaimuga Jumal mind. See oleme palve. Puuduta vaimuga Jumal mind. Puuduta vaimuga Jumal mind. Puuduta vaimuga Jumal
usun, et me võime, see hääl võib olla midagi palju enamat. Muidugi ma ei taha, et me teeksime seda, kui me tegelikult ei mõtle seda, siis me tegelikult ei peaks laulma küll. Aga ma usun, et meil on igatsus, et Jumala vaim võiks meid puudutada. Ja siis tõstame oma hääle. Puuduta vaimuga Jumal meil. isa, me oleme palunud, me oleme hüüdnud sinu poole. Isand, puuduta meid. Ja me tahame selles paigas olla usklikud. Teades, et sina igatsed oma rahvast puudutada,
siis me tahame vastu võtta praegu, ütelda sulle aitäh sulle, Jumal, selle puudutuse eest, aitäh sulle. Me tahame ühe aja võtta praegu lihtsalt, kus me oleme, iseenesega. Ja Jumala vaim näitab meie sees asju. Võib-olla on seda juba näidanud, kus ta tahab sind teha tugevamaks, kus ta tahab sind muuta, kus ta võib-olla ütleb, et pane need asjad maha. Sest need on need hõlpsasti takerdavad asjad, mis ei lase sul lennata, mis ei lase sul rõõmustada minus. Aga teate, kui Jumal näitab asju, siis ta ei näita meid mitte selleks meie elus, et meid siis maha suruda, et me alaväärselt ennast tunneksime. Vaid ta teeb seda selleks, et tulla puhastada meid, et tulla ja teha tugevaks. Sa võib-olla ütled mõne asja kohta, et aga ma olen seda 100 korda proovinud. Siis Jumala vaim on siin selleks, et öelda, proovi sa esimest korda. Mitte lihtsalt proovi. Vaid haara kinni jälle Jumalast, haara kinni jälle Jumala armust, haara kinni sellest, mida Jeesus on teinud sinu eest. Jeesus ei läinud mitte niisama ristile, selleks, et me saaksime aega teda jõulud pidada või et kirikutes oleks mingi huvitav pilt altaris. Vaid Jeesus läks ristile selleks, et sina ja mina täna siin just sellistena, nagu me oleme, me saame sellest ristist kinni haarata. Ja ütled, et see kehtib minu jaoks. Mina võin täna olla õige, mina võin täna olla puhas, mina võin täna olla kartmatu. Sellepärast, et see, mida Jumal minu kohta mõtleb, see, mida Jumal minu kohta otsustab, see käib läbi Jeesuse. See, mis minust saab, sõltub sellest, mida Jeesus on teinud, mitte sellest, millega me ei ole võib-olla hakkama saanud. Mul just eile kirjutas üks naisterahvas, keda ma ei tunne Facebookis. Ja ta kirjutas ühe laulu kohta. Võib-olla keegi on juhtunud kuulama, see on ka meie peagi ilmuval pereansambli plaadil, mis räägib sellest, et õnnistused, mis siis, kui õnnistus peitub vihmas? Ehk siis meie tahame, et kõik läheks meie paika pandud nagu rada mööda sedasi, et mina tean Jumal, mis minu jaoks on õige. Aga tegelikult see, mida Jumal on meie elust ootamas, on see, et me oma elu usaldaksime tema kätte ja käiksime tema tahtes ja tema õnnistus on selle sees. Ja ta ütles, et see on laul, mis teda väga keerulisest eluolukorrast läbi aitas. Ja siis ta nägi Soomes ühte, ma ei mäleta, kas oli altarimaal või oli see mingi vaip või mingi asi. Ja siis ta joonistas selle pildi, mis seal vaiba peal oli. Ja siis ta saatis selle pildi mulle, mis ta oli joonistanud. Seal oli üks kivirist, hästi massiivne, ja seal oli üks meeleheitev naisterahvas, kes rippus selle risti küljes. Nagu see pildi siuke dünaamik oli see, et nagu kõik kiskustada sealt ristist eemale, aga ta tegi kõik selleks, et nagu 10 küünega hoida sealt ristist kinni. Ja teate, see on see asi, mida meie oma elus peame tegema. Sellepärast, et meid tahetakse kuhu iganes viia, kui oled sa vahest ühe korraliku jamaga hakkama saanud, ühe totaalse, sellega, et sul on enda pärast häbi, sul on piinlik, sul on võib-olla isegi vastik enda pärast, et kuidas ma nii loll saan olla või miks ma olen selline. Ja mis tunded on sul siis Jumala osas üsna sageli? Ma võin oma kogemustest rääkida, kui need kohad minu ellu tulevad, siis midagi minu elus ütleb kogu aeg, nüüd jookse minema, nüüd ära sa kogudusse mine, ära sa ometi koosolekule mine, ära sa ometi kristlastega kokku puutu, vaid mine jookse metsa või oled lood, sinust nii mõni asja ei saa. Aga siis ma olen kuulnud selles samal hetkel seda teist häält. See on Jumala armu hääl, mis ütleb, tule, mina tõstan sind püsti. Mina tahan sind edasi viia. Tead, ma olen kutsunud sind ja ma olen sinu kutse sees juba ette näinud seda, et sa oled selline. Mitte seda, et sa pead selliseks jääma, aga et sa oled selline, ma saan sinuga hakkama. Sina saad hakkama, aga lihtsalt otsusta usaldada Jumala armu. Otsusta usaldada Jeesuse verd. Võin kõndida mägedel, võin käia orgudes ma,
võin laulda rõõmust ma, võin olla leinast murtud, võin käia võitudes või tunda end kaotajana, võin olla terve ma või valudes võidelda. Jeesuse veri ei jäta mind saa, Jeesuse veri ei jäta mind saa, Jeesuse veri ei jäta mind saa, see peseb lumest valgemaks. Võin kõndida mägedel, võin kõndida mägedel, võin käia orgudes ma, võin laulda rõõmust ma, või olla leinast murtud, võin käia võitudes või tunda end kaotajana, võin olla terve ma või valudes võidelda. Jeesuse veri ei jäta mind saa, Jeesuse veri ei jäta mind saa, Jeesuse veri ei jäta mind saa, see peseb lumest valgemaks. Jeesuse veri ei jäta mind saa, Jeesuse veri ei jäta mind saa, Jeesuse veri ei jäta mind saa, see peseb lumest valgemaks. Jeesuse veri ei jäta mind saa, Jeesuse veri ei jäta mind saa, Jeesuse veri ei jäta mind saa, see peseb lumest valgemaks. Jeesuse veri ei jäta mind saa, Jeesuse veri ei jäta mind saa, Jeesuse veri ei jäta mind saa, see peseb lumest valgemaks. Jeesuse veri ei jäta mind saa, Jeesuse veri ei jäta mind saa, Jeesuse veri ei jäta mind saa, see peseb lumest valgemaks. Jeesuse veri, Jeesuse veri ei jäta mind saa, Jeesuse veri ei jäta mind saa, Jeesuse veri ei jäta mind saa, see peseb lumest valgemaks. Jeesus, me väga täname sind sinu armastuse eest. Isa, me väga täname sind sinu armastuse eest. ja kallis püha vaim, tänu sulle, et sina oled see, kes sa täna meile ilmutad seda armastust. ja mitte keegi, mitte üks noor ega
vaan on selles paigas. Ei pea täna õhtul magama minema kuidagi hüljatuna, kuidagi lootusetult katkisena öeldes, et mitte millelgi ei ole mõtet ja mitte millestki pole väljapääsu. Tänu sulle, et seal, kus oled sina, seal on lootus. Tänu sulle, et seal, kus oled sina, seal on muutused. Ja sina näed siin neid, kellel on võib-olla lootusetult keerulised olukorrad oma füüsilise ihuga. Jeesus, sina oled tervendaja. Ja sellel õhtul me tahame mu lootuse sinu peale panna ja öelda, et Jeesus, ole sina minu tervis. Sa näed, kui selles paigas on noori, kellel on lootusetult keerulised suhted. Võib-olla oma pruutide, võib-olla oma peigmeeste, võib-olla oma vanemate, võib-olla oma sõprade, klassikaaslaste, vendade, õdedega. Aga Jeesus, tänu sulle, et sina võid olla suhete parandaja. Sina võid olla suhete taastaja. Kui siin on neid, kes palvetavad võib-olla oma vanemate pärast, kes on võib-olla lahku minemas, siis tänu sulle, et sina oled armastuse taastaja. Kui siin on neid, kes ei suuda oma vanemaid armastada, siis sina oled tegemas imesid. Ja sa näed, kui selles paigas on neid, kellel on lootusetud olukorrad seoses tema hingega. Kui on emotsionaalset ebastabiilsust või hirmusid või painejaid, siis tänu sulle, et sina puhastad ja taastad. Enne siia tulekut ega ma ei teadnud päris täpselt, mis ma tegema pean või mis ma siin tegema saan. Aga kuidagi on täna juhatatud meid Jumala armastusse. Ja selles osas ma tahan usaldada Jumalat, et ma usun, et see on õige ja vajalik. Ma tahaks, ma ei tea kellast midagi, aga te olete nii kannatlikud ja vaiksed, et siin võiks kaua olla veel. Aga praegu mulle tundub, et ma tahaks peaaegu et lõpetada ühe lauluga, mis on, ma usun, teie paljud teate seda. Kui ma eksi, siis Macmillan on selle meesterahva nimi, kes selle laulu kirjutas pärast seda, kui ta sõber hukkus autoavariis. Ja ta esitas palju küsimusi Jumalale, et Jumal, kus see võimalik on, vist oli isegi niimoodi pärast ülistusteenistust või midagi sellist. Ja ta oli väga palju kibedust ja väga palju küsimusi oli Jumalale. Ja siis Jumala ees olles sündis selline laul. See on nagu ükskõik milline teistsugune laul võiks sellest olukorrast sündida, aga sündis selline. Su arm mind puudutab taas, oled orka ja mina kui puu, kummardun taas, kogedes siin su armu. Kuid nähes su au, muutub nii tühiseks raskus, mis maha mind mõttis. Nüüd mõistan ja näen su ilu ja armu ja kuidas sa armastad kõiki. Nii suur su armastus on.
me kuulume sulle, maksid hinna meest. Su arm põlvedel juhib mind, kus parandan meelt. Kui arm oleks ookean, siis upuksid sinna. Taevas puudutas maad, sündis armastus siia. See täidab mu südant, see haarab mind nii. Ei vaata ma eilselt, tõstan austuses käed sinu armastust, vaid näen nii suur su armastus. Oh, suur su armastus, suur su armastus. Iga olukord mahub selle alla. Suur su armastus. Kas see katab? Suur su armastus. Oh, suur su armastus. Suur su armastus. Isa, ma tahan õnnistada igat noort, igat ühte, kes me siin oleme. See, mis me vajame, on sinu õnnistus, see, mis me vajame, on sinu arm. Las sinu hoidmine, las sinu ligiolu ja las sinu seeme jääda meie kõigiga, sest seeme selles osas, et sina ei taha meist lahti lasta, kui ka meie kuidagi oma eluolukordades kipume vahest eemalduma sinust. Las see tõmme jääda meie ellu, see janu, et mu hing ei ole mujal vait, nagu laulja ütleb, kui ainult sinu juures. Ära lase meil kuhugi mujal ära eksida. Hoia meid kõiki. Palun seda Jeesuse nimel.